ilus Eestimaa loodus. Olen mina siis hetkel sellises kohas, et näitab Pukasse 2 kilomeetrit ja kuhu ma siis nüüd täpsemalt lähen? Lonks kuuma teed. Ma lähen Otepää kanti Kutsekale ja lähen sõitma siis mootorkelguga. Kes seal mul ees on ootamas ja milline see kelgusõit välja näeb, seda saab kohe näha, aga lasen siin ühe lonksu teed ära. Ja lähen vaatan siis, mis seal siis täpsemalt toimub seal ja kuidas see kelgusõit välja näeb. Nii et juba näeb siis seal koha peal, millega tegu on. Siin on mootorsaanide rent ja hinnad ka näha. Mootorkelgu rent 30 mintsa, 60, 110, sportkelk, lastekelk ja aadress on selline kelgukeskus.ee. Siin on siis nüüd see kogu radade värk ja kogu need ristmike numbrid on, et need on rajad, siin on Kuutsamägi, siin oleme. Siin põllu peal te käisite prooviringi tegite, siis te käisite siin on Alpi maja ja kõik need teised majad. Ja see on kokku siis mingi kogu see trall on 80 kild? 80 kiltsa umbes jah, hooldatavat rada. Wow. Milline mega ilu, me oleme siin täna juba veidikene saanisõitu teinud ja praegu lähengi, saan ootab. Näitan seda saani ka ja lähen kohe siia saani taha. Ise ma sõitma ei lähe, sest mul on täna kaamerad ja asjad kaasas, aga niimoodi siin taga läheb nüüd sõiduks, nii et võime minna küll. Ütleme nii, et selline kogemus mul tegelikult puudub, aga väga vinge on igal juhul. Seal taga kaugel on Kuutsamäe, näitan seda ka kohe jooksvalt. Sealt saab suuskadega alla tulla. Peab ikka ise kohale tulema, nii et kui sa ei ole käinud siin, siis kindlasti aja ennast sealt soojast kodust välja, võta termosega tee kaasa ja tule siia kindlasti, tee see elamus ära. Mina olen ka üldse siin sellise saani peal küll esimest korda elus. Kunagi ma ühe saani peal olin, aga seal ei olnud seljatuge istmel ja sealt ma tagant ära kadusin ka. Nii et, aga siin on tõesti siuke hea turvaline sõita ja koht ise on ju tegelikult väga vinge. Keeran selle kaamera teistpidi ka, siin on näha ka, kus kohas see siis asub, näed, siin on see saane, nii et vähe ei ole, nii et mine sõida millise saaniga tahad. Mina igal juhul täna, võib-olla õnnestub kunagi ise ka siia rooli minna, kui ma ilma kaamerata olen, et aga jah, siukene järve jää ja asjad on siin ja seal on siis mingi mega ilus vaade on seal üleval. Nii, kiiver sai ära pandud ja meil on 1,5 tundi läinud siin, aga siin käib udjassas lõki tegemine. No see on just mehe kõhule hea. See grill läheb Alpi majja kohe varsti. See on jumala hea ju. Talvel on raske teha, vaatad. Ja võtke soolakurki ja võta mingi tumise tükki liha ja no vot, siuke tükk liha. Ongi oma tehtud. Inimene tegi. Aga see huugab teil kogu aeg see grill siin või? Igal laupäev on jah. Väga õieti valitud päev. Inimesed peavad ju puhkama ja tööd tegema korraga. Löögaskuma peab kuidas. Ütleme nii, et selle aasta esimene grill või? Ei. Ütleme nii, et meil on nii, et talvel me grillime nii palju,
et ega Suvel suvel ei tahagi. tahagi väga. tegelikult või? Ja, ma ei tea, me suvel üldse grillis on. Kokk ju iga nädal Kokk näeb siin kogu aeg, et kuradi. Väga hull. füüsid kogu aeg. Aga see Alpimaja, see on äge. Tuleb mul veel metallist see lõhkealus sinna, kui klassi peale saabki teha kas vahukommi, vorsti, sees saab See on soolakurka. ise tehtud söönikurk. Mis siin suvel üldse on? See tiik või mis see on? Seda järveka või? Järvika jah? Ja siin on mingi tross peal, et Seda ei kasutata. Suvel ega pigem on vaikus mingid tenniselaagrid ja väga vähe on suvel jah. mõned pulmad ja no mõned firmaüritused ka, aga muidu mingid discgolfi rajad, aga noh, pigem on vaikus. Vaikust välja surnud. No mul hullult vedas jah, et ma tulin sealt kurvist ja tõmbas auto risti tee peale ja oli, et vastas kui me tulime jah. Siin on mega libe, kõik on ära. Hullult tõmbas niimoodi, et tegi mitu piruetti, ma vaatasin, et panen tee pealt välja, sain pidama ära. olekski lõppenud tänase. Meil Kokale üks aasta tulid, mingid tüdrukud filmisid ka TikToki ja panid külje pealt S-klassi Mersule sisse, nii et pomp. Ei ole. Tuli otse temale jah. Ja niimoodi, et filmisid ka ise, et ilus loodus ja kõik päike paistis. Jalad olid armaturi peal, kõik oli filmi peal ja siis järsku oli, issand jumal ja pani kuradi S-klassiga. mida vittu ütles üks. Jah. Oli või? Tuli pealt, lõllon. See läks just Kuutsemalt, need tulid ja... Ei, mina tulin. Ja nemad läksid, okei. Pühapäeva hommik. Pühapäeva hommik, jah. Aga kas ma saan muud kaudu ka välja sõita või? Kuhu poole? Tartu peale. Kui, mis on parem tee? Läbi Puka on lihtsam minna. Saad kiiremini, läheb kiire, aega läheb vähem. Lühemalt on Sinkapunka teed. Ongi nii, jah? Muidu on vaata Otepääle ja linnast tiksud ja kõik. Sa saad nii, et siit keerad vasakule ja Arula ristist uuesti vasakule. Sõidad läbi Puka üle raudtee, jõuadki Valga-Tartu maanteeni ja sealt ongi ainult otse Tartu. Ma võtsin termosega kuuma tee ka kaasa. Ei ole vaja. Kuule, see on nii äge pill, et ma tulen kunagi täitsa ise, proovin üksinda ka. Aga meil on need, tule korra siia ma nähte. Aga jah, need on mingid eriti võimsad, vaata pikad, hästi kõrge labaga, nendega käime ju Rootsis ja mägedes sõitmas. Siin on, see on ilma turbota 850, see on 120 kilovatti mootor ja toon turboga on 140 kilovatti mootor, 180 hobujõudu. Ja noh, kui ma näitan siuksed kohad kõik, käime, sõidame, 23 mai on see filmitud. Ei ole. Ja, meil on nagu, käimegi aprill-mai, me kolimegi 8 kuuks kolime siis sinna Riksgränsenisse. Nii et võtamegi, meil on 11 seda mägede kelku, paneme suur käru ja bussi asjad ja paneme täis, lähme sinna ja meil kliendid käivad siis siuksed 3-päevased üritused on ja käime 3 päeva sõitu, ühed lennujaama ära, teised uuesti peale ja tagasi niimoodi 2 kuud järjest. Päris väga. Noh, ma ütlen, siin on need, kui vaata veel, siin on mingi mega türkiis, sinine vesi, asjad, värgid, särgid, noh, see on 24 mai filmitud. Mega äge. Ja siin ka mingi klient siin hullab, et pehme lumi ja asjad, kõik on siuke sots ja... Wow. Ja mul on siin ägedaid asja veel. Aga noh, muidu see jah, et see nagu ongi siuke maastik seal kõik, siuke suusakeskus on ja päike paistab, kõik on super luks. Üks aasta käisime niimoodi, et 3. juuni 18 kraadi oli sooja ja siuke samasugune lumi maas kõik ja et noh, kõik on äge. Ja kui kõrgel see üleval on siis? Tegelikult on liustik on 1700 nagu seal. Opa. Käime autoga siit sinna ära ja siis lennukiga käime sinna. Viikingite juures siis? Ja Kiru, Narviku ja Kiruna vahel täpselt. Ja noh, see laba, see on 76 milli, et pea 8 sensbil laba ja korralik reis. Tahtus lumed taga otsa peal ja... Talv õnnistas küll nüüd, vaata, lõpuks tuli. Eelmine aasta saime 8 päeva ainult renti teha. Mul pole kunagi talv meeldinud, aga nüüd... Kuidagi hakkas meeldima? Nüüd, selle aastaga nagu eriti nagu meeldib. Nagu tegevus on, vaata kodus istudki masekas on ju. Aga tuled siia, vaata, tõmbad ikka mingi sellisele pillile hääled sisse. Hästi kitsa nagu suusavahega ja tuleb hästi kergelt küllili ja siis sõidadki mööda mäe külge üldse ja paned mööda paksu lund üles ja siis on need kõik on ekraaniga, siin on navid, asjad peal ja vaatab aega.
siis siit näed teisi sõitjaid ja kõik. Niimoodi kohe. Et turvalisuse mõttes ka. Aga see on meil tutikas kelk 1 kilomeeter on sõitnud. Oba. Ja 2026 aasta mudel. Wow. Ja see, mis pill see seal taga on? See on UTV. UTV või? Ühistame radasi. Selline. Siia me oleme lindid alla pannud. Siia oleme lindid alla pannud. Siin on siuke vaata raam on taga, kriipsiga reguleerib kõrgust. Rajad lähevad siuksed laineliseks ja siis me tõmbame jälle siledaks seda. Ja lund kokku ja taga on press, mis pressib kokku ja see on siuke kabiin kohe ja meil on muidugi päris nagu lumetraktor on olemas, aga praegu on liiga vähe lund on. See käigi rohkem, see ongi eestkootki. Machete kaare. Vaata, kui mõni oksam maha langeb mõne lumega või midagi. See on päris äge jah. Ei, sellega on nagu valge inimesed, et naalad on sees see. Kinni küll sellega pilliga jääb ka või? Tegelikult ka või? Peale ikka. Põhja peale või? No ja ta tõstab lindid üles ja. Aga muidu vist mitte, ne? Ei, muidu jah, suvel ka me sõidame, nagu need on aastaringsed lindid, et saame suvel ka sõita. Ja mõned kohast, vaata kraavi kohast vajub läbi, siis tuleb natuke soppa, aga kui rohkem lund tuleb jah. Ukse kinni ka ilusti. Nii, auto sai ära pargitud ja turvavööga lahti. Mäe peal käisin ära. Koht oli väga vinge. Me oleme jõudnud oma reisuga sellisesse kohta nagu Rõngupagar. Nii et lähen vaatan, mida head sinna Rõngupagaris siis täna saab ja oma kohupiima koogi ääred äkki ma ikka üles leian siit. Nii et see valik on alati nii hea, ma ei tea, neid asju pole Tartus üldse keegi ei müü. See on minipitsa. Minikorp 6 tükki. Minipitsa. Minipitsa on siin ka. Siis on siin jäätised, värgid, õlled. Ja näed siin, kui sa tuled sisse siia, siis siin on külmkapis on alati need koogi ääred. Mul ühed said otsa, ma pean ühed uued veel võtma endale. Need on minu lemmikud. Ma annan selle karbi sinu kätte. Ooda. Kook hakkas elama. See vend tahtis lesta lasta praegu siit. Rõngus käidud nagu niuhti ja see on eranditult alati siuke koht, kus kui ma tulen Valga poolt, pean oma auto alati kinni siin, sellepärast et patt oleks siit sellest kohast nagu mööda minna, kui sa midagi siit ei osta, sest see koht on siin tõesti super. Aga jah, nüüd ma küll lõpetan oma tänase vlogi ära, sellepärast et mul näitab siin hetkel, nagu ma näen, aku maht hakkab ei ole tegelikult hullu midagi, 45 on. Põhimõtteliselt on ainult pool akut on alles ja ma olen filminud külma käes väga pikalt, et võiks öelda, et selle Pocket 3 aku peab paremini vastu kui iPhone'il. Ja nii lihtne ongi. Aga siiski, lõpetan vlogi siit samast Rõngust ära ja soovin sulle siis ilusat päeva. Tšau!